öeldud, siis mina olen Kristi Paltson, Aus Disaini turundusjuht. Ning mina räägin teile täna siis digitaalsest tootebassist Reet Ausi brändi ehk siis tekstiilitööstuse näitel. Et mis see toote digibass on, kuidas see töötab ning millist väärtust see loob nii ettevõttedele kui klientidele. Kuid ennem kui digibassi juurde lähemalt pöörduda, siis kõigepealt, et miks me sellest üldse räägime. Et siin ekraanil näete te pilti Bangladeshi suurtööstuse hoovist. Siin on hunnik tekstiilijäätmed, mis pärinevad suure tõenäosusega mõne suure lääne suurtootja tootmisjääkidest. Ning siin pildil näete Keenias asuvat second-hand riieteturgu, kus on samuti enamus müüdavatest toodetest Euroopast pärit kasutatud rõivad, mis sageli tegelikult ei ole üldse kasutuskõlblikud. Ehk siis siin on pilt meie tööstuse tegelikkusest. Siin Euroopas aknast välja vaadates me ei pruugi seda näha, kuid tegelikult probleem on globaalne ning selle ühisnimetaja on üpris selge. Nimelt on tekstiilitööstus maailma üks kõige saastavamaid tööstusharusid, moodustades või tekitades umbes 10% kogu globaalsest CO2-st, mis on kokku suurem kui näiteks kogu lennunduse ning maanteetransport kokku. Ehk kui me ei tea, kust meie rõivad tulevad, kuidas nad on valmistatud, siis me toodame probleeme juurde ja sellepärast on läbipaistvus tööstuses kriitiline. Üheks lahenduseks on ringdisain. Ehk siis ringdisain on tootmise põhimõte, kus toode on loodud nii, et selle materjalid liiguvad ringselt. Kõigepealt disainitakse, toodetakse, võetakse kasutusele, parandatakse, kogutakse uuesti kokku ja saadetakse uuele ringile. Ehk siis materjal ei lõpeta oma teekonda kusagil prügimäel, vaid ta peaks jõudma uuesti tagasi ringlusesse. Ja ringdisain on tegelikult ka toote digibassi alus. Ehk siis digitaalne tootebass on toote digitaalne identiteet, kust on võimalik leida informatsiooni selle tootmise kohta, mis materjalidesse on loodud, kus ta on loodud, kuidas seda on võimalik parandada, kuidas on võimalik uuesti ringlusesse võtta ning ka tegelikult millised on selle toote keskkonnamõjud. Ja toote digibass tegelikult baseerub Euroopa Liidu ökodisaini määrusel, mis tegelikult rakendus juba eelmisel aastal ja selle pealmine eesmärk on see, et turule jõuaks rohkem ringseid tooteid. Ning tekstiilitööstuses on siis digibass muutub kohustuslikuks 2027. aastal, ehk siis 2 aasta pärast. Minu teada peaks järgmine aasta see rakenduma juba elektroonikaseadmetel, aga kõikidel toodetel peaks see lõplikult olema kättesaadav 2030, 33 või vaade on midagi sellist. Aga et jah, kuna see on 2027. aastal muutub kohustuslik, sest tegelikult meie oleme sellega Reet Ausis tegelenud juba aastaid. Ehk siis meie tänane lahendus baseerub Reet Ausi poolt välja töötatud Upmade süsteemil, mis tagab, et kogu tootebassis olev informatsioon on verifitseeritud ning teaduspõhine. See loob nii usaldust, kuid ka kontrollitavust. Ehk siis milline näeb välja meie digitaalne tootebass. Igale meie uuele turule tuleval tootele trükitakse sisse QR-kood,
mida on võimalik igal inimesel oma mobiiltelefoniga skänneerida. Ning skänneerides avaneb siis nii-öelda toote digipassi vaade, ehk siis tegelikult meil on see täna loodud oma veebipõhiselt, kuid sellel on ka teisi lahendusi. Ja toote digipassis on siis nähtavad nii toote informatsioon, materjalid, hooldusjuhised, millised sertifikaadid sellel on, milline on toote eluring ehk keskkonnamõju ning milliseid nii-öelda ringmajandusteenuseid on võimalik selle toote puhul rakendada. Ja kogu see informatsioon, mis siin kuvatakse, on kokku kogutud tootjapartnerite poolt. Tähendab meie poolt, aga informatsioon on saadud siis tootjapartneritelt. Ma ei tea, kui hästi siin näha on, aga siin on natukene lähemalt, suuremalt näha, et siis näiteks, et kuidas on välja toodud toote olulusringu analüüs. Et siit on näha näiteks, et siis T-särgile kuluv energiakulu, veekulu, CO2 heitmed, muud keskkonnanäitajad ning ka milliseid ringmajandusteenuseid on võimalik antud toote puhul kasutada. Ja siis näiteks lähemalt, et miks see on oluline, et kui näiteks klient tahab teha näiteks T-särgi valiku ja näeb, et näiteks meie väärtustavas taaskasutusel ehk siis tekstiilijäätmetest toodetud toote puhul, kui kliendi jaoks on oluline keskkonnamõju, siis tootepassist näeb ta täpselt, et näiteks selle T-särgi tootmiseks on kulutatud üle 90% vähem vett, energiat ja CO2 emissiooni. Ja ta saab teha teadlikuma valiku, kui see on tema jaoks oluline aspekt oma rõivaste valiku puhul. Lisaks saab ta nii-öelda soovitusi, kuidas oma toote eluiga parandada või pikendada. Ehk siis enne, kui nii-öelda katkine toode prügikasti visata, siis tegelikult on meil võimalik seda parandada, mis tänapäeval tihti inimestel läheb meelest ära. Üks võimalus on siis seda ise teha või soovitusjuhised, kuidas näiteks tuua ka meie stuudiosse see parandusse. Lisaks on võimalik siis korduvkasutuses ehk second hand, mis on ka järjest populaarsemaks muutunud, ehk siis inimene saab tuua enda brändirõivad tagasi meie kauplusesse ja meie leiame neile uue omaniku. Veel on üks valik kohalik taaskasutus, ehk siis mida tekstiilitööstuses meie kasutame, on see, et me teeme vanadest asjadest redisainime siis uued. Siin on 2 näidet meie headest klientidest PÖF, kes väliplakatitest tegi siis uued fotikollektsiooni ja Fotografiska, kes vanadest kulunud kokapõlledest lasi meil teha uued nugade vutlerid. Ja nii-öelda siis viimane samm, mis ei peaks olema viimane samm, on siis ümbertöötlus, ehk siis rõivaid on võimalik ka ümber töödelda. Aga selline on oluline aspekt see, et need on juba disainitud nii, et neid saab ka ümbertöötlusesse võtta. Kuid digipassil on ka palju väljakutseid ettevõtjate jaoks, ehk andmete kogumine, tarne läbipaistvus, igasugune tehniline valmisolek ja mis toob endaga kaasa suuri kulusid, mis ei ole väikestele tootjatele tihti kättesaadavad. Aga samas loob ta ikkagi ka väärtust, ehk ta annab nii-öelda usaldusväärsuse kliendi silmedes, meil on võimalik mõõta nii-öelda keskkonnamõjusid ning pikendada toote eluiga, mis ongi siis tegelikult toote digipassi peamine olulisus. Ja siis veel kord, et kuidas siis meie toodete see digipass on nii-öelda kuvatud QR-koodina ja kui soovite seda ise testida, siis siin ekraani peal on üks suur kood, kui seda skänneerite, siis avaneb meie toote digipass. Sellega kõik ja aitäh kuulamast ja ma loodan, et teete edaspidi rohkem teadlikumaid valikuid. Aitäh sulle! Ja nagu ka teistele, siis ka sulle workshopist paar küsimust. Meie kuulajad on küsinud, kes ja kuidas hakkab sellele järelevalvet tegema? Kas seda on juba räägitud, arutatud? On see teada?
eks see ongi üks väljakutse ongi see, et neid digipassi arendajaid on mitmeid, et Euroopa Liidu, Euroopa Komisjonis on ka erinevad nii-öelda töörühmad, kes neid arendavad, seal on pilootprojektid, aga kindlasti üks nii-öelda probleem ongi see andmete võrdlemise ja verifitseerimise küsimus, et kuidas me tagame see, et nagu kõik digipassis olevad andmed on nii-öelda võrreldavad ja on ka siis ausalt esitatud, et jah, selles mõttes see probleemi koht kindlasti on, et kui mina esitan oma andmed ühtemoodi, et mis kujul nad siis arvutatud on ja mis teisel kujul, et kuidas see täna nagu lõplik lahendus on, et seda me ei oska hetkel nagu kommenteerida, ma ise nendes tööprotsessides või nii-öelda nendes pilootprojektides pole nii lähedalt sees olnud, et sellele kindlasti oskaks Reet vastata. Uuritakse veel, et kuidas hoida ära olukorda või kuidas tekitada siis seda järjepidevust, et näiteks 15 aasta pärast seda digitootepassi skanneerides see info sealt ikkagi siis selle skanneerijani jõuaks? Ja, no see on ka kindlasti jah, üks suur väljakutse, et nagu ma näitasin, et täna meie oleme seda hetkel lahendanud oma nii-öelda veebipõhiselt, tegelikult on arenduses ka nii-öelda nagu täiesti eraldi rakendus, mis peaks, et näiteks on ka, et kui meil toode läheb siis ütleme sortimendist välja, siis loogiline on see, et me võtame ta kodulehelt maha ja et ta ei ole kliendile enam nähtav, et meie oleme nii-öelda siukse häkki sinna endale teinud, et meil ta jääb siis nii-öelda siukse arhiivtootena, et ta ei ole nagu nii-öelda leitav niisama, aga kui sa skanneerid seda koodi, et siis ta on ikkagi nagu leitav, aga jah, et eks see on nagu üks suur väljakutse arvestades, et ütleme, meie oleme väike bränd, kes toob turule võib-olla aastas 10 uut toodet, aga kui me mõtleme näiteks mõnda kiirmoebrändi, kes toob nädalas turule näiteks 1000 toodet, et siis need andmemahud ja andmebaasid ja kogu see info peab kuskil säilima ja et ongi täpselt nii, nagu sa ütled, et 10 aastat hiljem, et kui ma seda skanneerin, et tegelikult siin on nagu nii neid teisi probleeme ka, et meie tõin näite nagu meie lahendusest, kus meil on QR-koodi näide. Meil on see, nagu te pildid nägite, siis meil on see toote sisse niimoodi pandud, et seda näiteks ei saa sealt välja lõigata, samas pesust ta võib ikkagi ära kuluda. Teine lahendus on ka näiteks kiibipõhine lahendus. Kiip on ka, et kuhu sa selles riides siis paned, et tihti on need küljesildid, mis on terve raamatukogu sul siia pandud kaasa, siis inimesed lõikavad need näiteks ära, et siis on see, et ka, et kus see kiip näiteks siis, et inimene ostab tooted, lõikab selle sildi sealt küljest ära, siis on see digipass tegelikult seal kadunud. Et selles mõttes neid väljakutsed on rohkem see, et kuidas neid andmeid säilitada, vaid ka see, et kuidas selle digipassi enda siis füüsiline jätkusuutlikkus nagu tagada, et ega vastuseid täna tegelikult lõplikuid ei ole, mis puudutavad tekstiilitööstust. Suur ja äge teema selles mõttes, et ja me oleme alguses ja mul on hea meel, et me seda teeme ja ma ei saa jätta küsimata. Meil on tulnud küsimus kuulajate seast, küsimus mehena, millal Reet Aus hakkab tegema ülikondi? Siis, kui meil tekib partner, kelle käest me saame ülikonna kanga jääke. Selge, siis lähme seda partnerit otsima, siis Teksa ülikond ta juba saab. Mehed ka teie käest ülikondi osta. Aga aitäh sulle. Ja, aitäh. Siit meie poolt ka väike kingitus. Aitäh, head päeva.